kuidas üldse kommenteerid praegust, ütleme, ROK-i käekäiku? Neil on võimalus nii Balti liigas kui Eurochallenge'is endiselt poolfinaali jõuda. No on tublid, ega polegi, et nii palju, kui ma olen neid, on aega ja neid on vaadata, et siin mõned FIBA mängud, mõned Balti liiga mängud, et ongi see, et see võitmine nagu meil nagu on selline negatiivse näitena, et nendel nagu see enesekindlus ja selline võistkonna selline raske seda sõnasse panna, see spirit, mis sa ütlesid, võib-olla see on nagu selline kokkuvõtlik sõna, et nendel nagu selline tuhh on nagu üleval ja mängivad nagu oma võimete piiril, et aga kui vaadata võib-olla veel natukene seda komplekteeritust, et võib-olla ROK on nüüd hankinud 2 leedulast, et nii-öelda Baltikumi mängijad omavahel harmoneeruvad paremini kui näiteks ameeriklased. Tihtipeale on hea Baltikumi mängija umbes 30% kallim, kui on sama mängija omadustega ameeriklane. Et siin kõik need asjad, iseloomu omadused, kõik nagu tulevad siia mängu, et aga kui vaatamegi nüüd tulevikku, millised saavad olema nüüd Kalev Cramo plaanid järgmiseks hooajaks, on juba midagi teada eelarveliselt siin maksuprobleemid spordiklubide ümber on kõigile teada, et millised on Kalevi plaanid järgmiseks aastaks? Väga raske tänasel hetkel öelda, et kõige rohkem nagu ongi see, et kõik ootavad, et mis sellest nii-öelda maksu- ja tolliameti otsustest või üldse poliitilist otsustest saab, et kindlasti see lööb kõva nagu jälje, kui nad võtavad nagu sellise kirvereegliga nagu kõik nagu ühtemoodi letti, et see mõjutab kindlasti TTÜ, Tartut, Kalevit ja nii edasi, et pluss on nagu Kalevil veel üks taak veel küljes, et siin on meedias läbi käinud see Reimi jalgpallikool, tegelikult neid on siin paar tükki veel olnud, ja me käime ka siin ülekuulamistel, et vist tahetakse nagu korvpalli mõttes nagu Kalev Cramost ka mingi näide nagu nii-öelda märter tuua, vist tundub praegu vähemalt, et aga Kalev Cramo vähemalt nii-öelda Eesti meistriliiga tasemel järgmisel hooajal jätkab? Mul on väga raske vastata, et kui inimesed seal otsustavad, et nad nõuavad tagantjärgi sisse 2-3 aasta maksmata maksud, mida kogu aeg on nagu toiminud see süsteem justkui nagu nii ja nüüd nad nagu tagantjärgi tulevad, siis ma ei kujuta ette, kust Kalev Cramo võtab raha, et maksta ära see, siis veel tõsta eelarvet, et nii-öelda samadel tingimustel jätkata, pluss nagu maksud. Ja kui riigi või linna poolt mitte mingit abi nagu ei tule, siis ainult erarahadega Eesti turu juures jah, see ongi fanatide peal üles ehitatud süsteem, mis saab kõva paugu kindlasti. Igal juhul loodame, et siiski asjad positiivselt lahenevad ja täname stuudiosse tulemast, Alar Varrak.